tere koolipere! Täna meie Tamme TV teeme 11. meditsiini UPT jaoks paar retsepti. Nimelt alustame õunakoogist, siis teeme kama ja siis me teeme kilo. Need on kõik eestimaised. Hõõru või suhkru. Kokadele retseptki peas. Me ei saa hõõrutada vahule ju. Kuidas sa võid hõõruda vahule? Selle peab ära sulatama siis ju. Nii, esimene etapp siis õunakoogi tegemiseks on või hõõrumine. Vahule. Ehk siis me võtame alguses või siin ilusasti välja ja me võtame nüüd noa selle jaoks. Ja me lõikame ta nüüd hästi väikesteks tükkideks, mille me pärast paneme kaussi ja siis paneme sinna suhkrut juurde ja siis me mööksime seda nii kaua, kuni see pehmeks läheb. Jep. Rohtupõõs. Nüüd paneme või kaussi. Nüüd on vaja suhkurt meil. Suhkrut. 200 grammi. Nii, mis nüüd on? Mis sa pakud? Nüüd peab ära segada arvata. Mis sa ise siin teed? Hakka segama. Kindlalt 200 grammi suhkrut sai. 200 grammi sai. 400 grammi pidi ju. Ei, ma räägin suhkrut. Suhkrut jah, 200 grammi, aga võid on 400 grammi. Niikaua kui Torm teeb oma munaasju siin ja võiasju, me hakkame Arturiga tegema kilo võileibusi. Siin on kilo. Siin on leib. Siin on või selle jaoks ja kohe Artur toob ka sibulat meile. Tahtsid oma junkiga seda siis. Ei, nugaleri. Ja leiva peale. Kilupõidid võiku peale. Üks eriti jääb. Üks jääb. Vaba. No. Näiteks katk juba hullu. Artur peab jagu meil siin koogi jaoks. Mitu grammi seda vaja oli? 400. 600. Ja kilo on peal. Ja nüüd paneme neti sibulapoissi siia peale. No. Ja. Tõesti! Ja voilà! Esimene gourmet on valmis. Meie armsad ja väga ilusad kiluvõileivad sibulaga. Nii jagu on pandud nüüd. Ma ei ole ekspert, aga sellest võib läheks jääda. See on 600 grammi. Ei, ma mõtlen nagu. Retsepti järgi. Juba mingid tükid tulid. Juba mingid tükid tulid, issand. Juba mingid tükid. Okei. Ma juba nägin mingi paar tükki läks sinna alla. Ma ei taha seda õunakooki süüa. Ma panen sellega siis lõpuks. No see on retseptis ja okei. Sa just rikkusid kogu meie koogi ära. Ära vaata, see näeb jube välja veel. Kas me proovime kilutada ära? Alustame siis kama alustoiduga. Kama on ostetud koogimaa kreem. Kama, nagu nimi ütleb. Kama. Meil ei olnud raha, et osta vahukoort. Või noh, meil oli raha, aga meil läks meelest osta vahukoor. Mehed ei raiska raha söögina. Kui saab kergelt, toob kergelt. Miks me muidu kilo võileiba tegime? Milleks vaja käele, kui on käed?
me paneme kama natukene rohkem, ma arvan. Nagu. Oi! 1, 3. Hakka siis. Terve sa võid siia tulla, teeme transition. Põhimõtteliselt meil on valmis saanud õunakoogi taigen. Pane see sinna tagasi. Ja meil on, nüüd tuleb see 15 minutiks külma panna ja siis edasi tegutseda. Oi ei, ta tõi see. Marjaõuni moos. Kus ma tead, ma pidin nüüd moosi on vaja? See on nagu kirjas seda. See on nagu... See on magustaid taarte. See on gourmet. Kas sa tahad kama magustada? Ei, kaamermees ei saa midagi. No ma arvan, see on kõige targem töö. Kas sa loed abi, Martin? Peab siin olema. Ma arvan, et mitte. Aga mehed on kõigis. Tal tuleb teist. Siis need kilo võileivad ära. Joo, me proovime kilo võileiba. Tegime võileiba kilust. Ja esimesed matsid, mis pähe tulevad? Kilune. Mahane. Sibul ja kilu käib väga hästi kokku ja see võid toob väga hästi välja selle nii-öelda kilu maitsel. Aga mingi asi on nagu natukene jah, siin puudu ikkagi. Nüüd me sööme kama. Nagu. Kene ei tee kummikomme siia panna. Jumala hea ju, mida te räägite? Ei noh, ta on nagu... No me natuke... Ta on hea. Ta on hea. Aja, me ei pannud vahukord ka. Jah, ja muidugi. Me tegime kama. Mina tean, mulle maitseb. Ei noh, ta on okei. Me teeme nüüd, sööme nüüd õunakooki. Okei, raud. Natukene hea. Nüüd on jeets. Ei näe hea välja, aga on päris hea. See taige, mis kõvaks on läinud, maitseb nagu pähkel. See oli mehed kõigis. Head aega.